Mereli ja ma tahaksin täna jagada 5 köögivilja, mida ma ei kavatse sellel aastal kasvatada. Et aastal 2023 siis. Kui ma nüüd keset talve hakkasin mõtlema, et mida sellel aastal ma võiksin kasvatada uut, mida katsetada ja mõeldes tagasi eelmisele aastale, et mis kasvas üldse hästi, mis toimis ja mis mul üldse näiteks ei maitsenud, mida ma eelmine aasta esimest korda proovisin kasvatada, siis tulid umbes 5 köögivilja kohe mõttesse, et mõned neist lihtsalt mõnikord tulevikus võib-olla proovin uuesti, aga mõned neist on nagu proovitud, nähtud, maitstud. Mul ei ole vaja rohkem. Kuna mul veel ei ole aias meeletult ruumi kasvatada kõike, mida süda ihkab, siis ma parem teeks ruumi uutele, huvitavatele, et saaks katsetada midagi põnevat. Ja need, mis ei avaldanud metsikult muljet eelmisel aastal, need ma jätan seekord siis välja. Ja esimeseks siin minu listis on tomatid ja no loomulikult mitte kõik tomatid mulle meeldib meeletult süüa. Aga mõned sordid, mida ma siis eelmisel aastal esimest korda proovisin, olid näiteks, praegu tuleb kohe pähe, oli Black Zebra, Limetto ja Indigo Bear Traps. Need väga ilusad nägid välja, sellepärast ma valisingi pakendi peal. No suurepärased, värvilised, pilku püüdvad tomatid, aga maitse, ei olnud midagi halba. Aga mitte midagi erilist ka ei olnud. Ja no täpselt, kuna ei olnud meeletult maitse elamast nende tomatitega ja ei tulnud meelde mingit magusaid nüansse, kui ma tagasi mõtlen nende tomatite maitsmisele, siis ma parem katsetan midagi uut see aasta. On nii palju sorte, mida ma ei ole proovinud, et ma parem valin uued pilku püüdvad tomatid sel aastal. Teine köögivili siin listis, mida ma ei plaani sel aastal kasvatada, on hernes nimega Blauwschokker, äkki ma hääldan õigesti, ma ei tea, kuidas seda hääldada. Lillekaunaga hernes. Ülimalt ilus nägi paki peal välja, sellepärast ma valisin selle. Ja kasvatades ka roosad, megakenad õied, nii ilusad lillekaunad. Aga proovime seda hernest. Nii mõttetu. Nii mõttetu minu jaoks. Ta on siuke kuiv, maitsetu, no mitte mingit mahlasust ei olnud temas üldse, et nagu ainult ilusaks ta põhimõtteliselt jäi mul. Et meil jäid põhimõtteliselt kõik need herned söömata, et ma lihtsalt korrasin kokku ja kuivatasin ära, et äkki saan kuskile, ma ei tea, kompostimaterjaliks visata või ma ei tea, mida ma plaanin nendega teha. Et meil kasvasid nii palju muid ka erinevaid hernesorte, mis olid palju edukamad ja maitsvamad ja mida soovisid nagu rohkem süüa, et isegi kaun vaata maitsed hästi osadel hernestel. Et see sort nägin, proovisin, mul ei ole huvi enam üldse seda katsetada rohkem. Kolmandaks on mul siin kirjas ogamelon ja selline, no jälle ülimalt ilus, kollane, seest roheline, ogaline, pidi olema siuke nagu kurk, aga natuke magusam või siuke hapukamaid toone ka juures või selline huvitav, mis ta siin on. Et siin peaks olema üldse, et nagu viljalihal on banaanilõhn ja maitseb nagu mahlane kiivi. Ja siis on, et sees on meeletult seemneid. Ja oli ka, sees oli väga palju seemneid. Minul ta tegelikult täiesti küpseks ei saanudki, et mul ei võtnud ta sellist kollast tooni, aga ma proovisin. Ja maitsele on mitte midagi viga. Tegelikult oli väga hea, mahlane, huvitav ja võib-olla oli parem ka, et ma võtsin ta varem juba taimeküljest ära selle vilja. Sel moel, et need seemned ei olnud kõvaks veel läinud, niimoodi, et ma sain seda viljaliha ja seemneid kõiki koos süüa ja proovida, sest muidu öeldakse selle kohta, et need seemned on nii suured lõpuks, et seda viljaliha sealt seemnet ümbert on üliraske kätte saada. Ja siis need seemned võivad veel kibedamad ka olla. Et minul see varem ma sain koos seemnetega süüa. Tegelikult oli väga hea, aga põhimõtteliselt lihtsalt nagu mingi kurk, võib-olla grammikese magusama alatooniga. Et torkab ta pööraselt, need ogad on nagu ogad. Need võivad käe korralikult katki teha, kui sinna pihta. Ma ei tea, kas ta soovib meeletult rohkem soojust, et ta küpseks paremini, sest suve lõpuks mul ta ei küpsenud üldse ära. Aga kuna see maitse ei olnud mitte kuskilt otsast minu jaoks metsikult mingi äge asi ja internetis lugedes siis enamike inimeste jaoks ta ei ole üldse nagu selline, nagu paki peal põhimõtteliselt kirjad on, siis proovisin ära, maitsesin ära.
nähtud, tehtud, ei soovi rohkem. Ma arvan mitte kunagi, mul ei ole vaja. Võib-olla kui ma kuskil, kus iganes neid kasvatatakse, kus need kasvatatakse huvitav, mis riigis või kuhu kanti ta jääb. Et kui ma kuskil kohalikus kohas saan seda proovida, et kuidas seal kasvatatakse ja milline ta on, millise maitsega, siis võib-olla mul tekib kunagi jälle uuesti huvi, aga hetkel piisas. 4. on mul põldtuba siin listis. Et põldtube ma olen ka ikka iga aasta kasvatanud, aga sel aastal ma ei viitsi enam. Selle mõttega, et ma arvan, et põldtoa nimetus on põhjusega põldtuba, et parem oleks teda kasvatada kuskil põllu peal, kui sa saad panna teda meeletutes kogustes ja siis sa saad sellise portsu ka, et sa nagu, et saad kasutada ka mitmeid kordi. Mina olen siin iga aasta põhimõtteliselt ainult mingi 2-3 taime pannud endal. Mul on see, mis sorti ma olen pannud, selle Borlotto Fire Tongue on selline nimi äkki, prantsuse uba. Ja noh, nii ilus näeb välja, no suurepäraselt ilus, aga ma ei saa sealt üldse metsikutes kogustes ube. Ma saan võib-olla 1 toiduportsu jaks ja siis mul ongi kõik otsas. Et kunagi, kui mul on nüüd meeletult ruumi ja ma saan neid põlluvagusid teha endale, siis ma proovin uuesti hakata katsetama, aga hetkel ma jätan ruumi rohkem nendel tavalistele aedubadele. Ma see aasta tellisin meeletult rohkem seemneid, erinevaid sorte, katsetan ära aedubasid, et neid on mõnus kaunaga süüa ja kõik, et ma jätan need põlduad tulevikuks. 5. siin minu listis, mida ma ei kavatse sel aastal kasvatada, on karmimad tšillid. Ja nagu näiteks Butioloogia, mis on see kummituspipar ja habanero. Näiteks need 2, mida muidu olen iga aasta kasvatanud, aga ma otsustasin, et sel aastal ma jätan vahele. Ma olen muidu meeletu kuumade ja vürtsiste toitude armastaja. Ja mu taluvus on kõrgel, aga mu taluvus ei ole nüüd nii kõrgel ka nüüd, et ma nagu neid krõbistaks toorelt või kus iganes on ju. Et ma saan oma vürtsisuse, rahulduse kättega palju madalamate nagu jalapeñod ja cayennid. Et ma saan nendest suurepäraseid kastmeid teha ja panna toidu sisse ja erinevaid snäkke ja kõike, et need on asjad, mida ma saan igat moodi kasutada. Butioloogia ja habanero, neid ma olen ainult siiamaani kasutanud ainult põhimõtteliselt. Ma kuivatan ära, purustan ära ja siis puistan natukene toidu sisse, et vürtsi juurde või paar kastet olen ka teinud, kääritatud kastmeid, aga no need ongi nii karmid ja tugevad, et mul jätkub seda pudelit nagu terveks aastaks, kui ma teen siukse väikse portsu. Mul ei ole teda nagu meeletutest kogustes üldse vaja teha. Ja kuna mul on eelmistest aastatest nii palju alles kuivatatud pipraid veel, et ma peaks saama siin vabalt aasta 2, võib-olla isegi 3 hakkama, et kui mul on tõesti soov mingit meeletut vürtsi tunda, siis mul on purgis ootamas korralik kogus, mida ma saan igal hetkel kasutada, et sel aastal ma jätan nad välja ja ma teen ruumi jalapeñode ja cayennide jaoks. Need on need 2 tšillit, mida ma sel aastal kasvatan, ja neid süüakse minu ja mu pere poolt nagu kõige rohkem. Et selline see list täna oli, et üpris ühesugune teema oli minu arvates vähemalt kõikidel nendel köögiviljadel, et ma olen näinud midagi ilusat paki peal. Ma olen soovinud seda kasvatada ilususe pärast, aga tuleb välja, et ega see mulle nii metsikult muljet ei avaldagi. Et katsetama peab loomulikult kõike, et nii saad teada, et mis sulle reaalselt meeldib ka ja mis huvi pakub. Aga jah, see reegel on tüüpiline, et kasvata seda, mida reaalselt ise ka igapäevaelus sööd. Et see ogamelon ja karmid tšillid ei ole minu igapäevatoidu lauaosa ja rohkem ma ei viitsi neid praegu proovida. Selline see listike täna väike oli, et ma proovin varsti jagada nii-öelda positiivsemat listi sortidest, mis on uued minu jaoks ja mis tekitavad elevust, mida ma sel aastal plaanin kasvatada. Et loodetavasti ma saan sellega varsti ühele poole ja näeme siis järgmine kord.